Raadio Elmar. Elmar üllatab. Jaa. Hallo, tervist, kas seal on Tiiu? Jaa. Väga kena. Tiiu, mina sain Maie käest, sain teie telefoninumbri ja no tuli kuidagi Maiega niimoodi jutuks, et teie olete selline maru hea inimene ja vist töötate ka õena, eks ole? Et noh, olete selline suure südamega ja hooliv inimene, et teate, ma ei tea, kas teil on huvi natukene lisatööd äkki teha, et te ju ka liigute seal, eks ole, Jõgeva kandis, eks ole, ja minul on selline mure, et eks ole, ma ise käin ka nüüd Tartus tööl ja abikaasa on üleüldse Soomes, eks ole, lastega seal kodus ja teate, meil on mõningad paar looma, keda, ma ei tea, no lihtsalt vaata, kuna lapsed on nii väikesed, et nad ei saa ka ise nendega nagu väljas jalutamas käia, eks ole, ja suure lumega raskusi ka, et öelge palun, Tiiu, ega teil ei ole võimalik mind natukene nagu aidata selles suhtes, et noh, loomulikult me maksaks, mul on ju mees Soomes tööl, eks ole ka, et maksaks ka teile, kui te noh, saaksite meid aidata natukene. Et noh, ma saan aru, et kui te ise olete õde, siis te nagunii hoolite inimestest, et noh, mõtlesimegi siin, eks ole, Maiega arutasime siin, šampaklaas oli siin käes ja et arutasime, et äkki teie saate natukene mind ka aidata. Te elate Jõgeval? Jah, aga käin Tartusse. Käin Tartusse. Ma mõtlen, siin mees käib kord kuus. Mis loomakesed need on ja mis nende on kutsu või et kellega on vaja jalutamas käia? Kutsut ei ole, kutsut ei ole praegu, aga meil on selles suhtes kilbu, kilbi, ronn ja possu. Et nad on selles suhtes hästi, ma ütlen, kilbu ja kilbi on nagu hästi rahulikud tõesti, et nendega natukene on see, et tuleks seda lund eest ära kühveldada ja koos nad ei saa väljas käia, et nendega peaks eraldi käima ja et seda lund tuleks eest ära lükata ja kindlasti ka nagu, et nad jää peal ei saa ka käia nagu, et maru külm on ka ja ronni ja possuga on põhimõtteliselt samamoodi, et need riided selga, eks ole, lumi eest ära ja väike jalutustiir ära teha. No vaat see on niisugune küsimus, et ma ei ole ju Jõgeval, ma olen Siimustis. No samas see ei ole väga pikk maa, on ju? Jah, et see ei ole tegelikult nagu väga pikk maa, aga ja see peab, see asi peaks toimuma natuke nagu pikemat aega, eks ole, mitte ainult 1-2 korda, eks ole ju. Just, et asi on ikka, ma arvan, me räägime aastatest, et selles suhtes, me ise küll loodame, et need armsad kilpkonnad ja merisead on ikka aastaid meiega, et te siin mainisite kutsud ka, eks ole, vot sellega temaga läkski nii, nagu läks, lapsed õnnetud ja võtsime kohe endale 2 kilpkonna, merisead, aga tahame, et loomad saaksid väljas värsket õhku hingata, et meeleolu parem loomadel ja saavad ilusti niimoodi olla ja seltsivamad ja siis on neil kõht täis ja seedimine korras, et ma ei tea, et lume alt, kui te saate teinekord ka saaksite näiteks, ütleme muru kätte, et kaevate seda lund nii palju, et kilbi saaksid ikka seal, ütleme, saaksid oma jalakesed selle muru peale ja merisead täpselt samamoodi. Ma ütlen, ma muidu räägiks mehega, aga nagu ikka siin igal perel on, keegi on Soomes tööl tänapäeval, eks. Ja. Ei, ma saan teist väga hästi aru, aga ma selles suhtes nagu selle vastu ka nagu ei ole, aga just ma pean hakkama ajaliselt seda mõtlema, sest ma käin 24 valvetes tööl, eks ole, kui ma olen 24 tundi valves tööl. Siis saate äkki ka vahepeal ära lipsata? Jah, et ei, vahepeal ära ei saa kuskile käia. See 24 tundi pean mina olema oma tööpostil, vahepeal kuskile minna ei saa. Et siis nagu hommikul või kui ma lõpetan, et siis on nagu põhimõtteliselt võimalik. Aga siis on mul ju siin see, Maie kindlasti teab, ma praegu momendil olen hoopis koos oma ema juures, ma pean temale puid saagima, tassima puid tegema, et Te olete üks hooliv inimene, mulle tundub, jah?
lihtsalt on asju, mis peab tegema, ei ole valikut. Olete te varem muide kilpkonnade või merisigadega jalutamas käinud? Ei ole. Minu jaoks on need täitsa võõrad loomad, mina ei ole ühtegi niisugust. Merisiga on mul endal olnud, kui ma olen laps olnud, aga mina temaga õues ei käinud. Meie merisiga elas aastaringselt toas. Ei no, tänapäeva merisiad, nemad tahavad ikka kõik lund, tahavad jää peal liugu lasta ja muru peal ka käia. Aga mina, nii selles suhtes ma nagu meresigu nagu tean, nad on äärmiselt loomad ja kõik, aga meie omad olid sel ajal, nad jooksid mul ainult toas ringi ja elasid oma selles elamises, aga nad jooksid mul toas niimoodi ringi. Mida ma pidin ka loomulikult valvama, et nad mul ära ei kao kuskile midagi, ära ei söö seda, mis vaja ei ole. Kuulge, Tiiu, kas ei tundu natukene kummaline, et vahepeal räägib nagu üks naine, siis räägib üks mees? No aga mis sest siis nii väga kummalist on? Naised mehed ikka elavad koos ja räägivad koos. Ja kohe niimoodi ühte telefoni ja? Vaata see, kas neil on üks telefon või on erinevalt 2 telefoni, selle kohta ma ei oska midagi öelda. Tiiu, kas te siis oleksite nõus tulema kilpkonnasid jalutama ja merisigasid, kui iga jalutuskäigu eest te saate raadios Elmar kuulda ühte oma soovilaulu? No, mina arvan seda, et kui mina neid loomakesi tahan jalutada ja nende eest hoolitseda, siis kas ma sellest ka saan midagi või ma ei saa, see mind eriti ei huvita, et loomadel hea on. Tiiu, aga meie ja Maie tahame, et teil oleks ka hea. Me helistamegi teile raadiost Elmar. Minu nimi Mari-Liis ja Veiko on ka siin stuudios. See jutu ajamine läks raadiosse ka või teised ka kuulavad seda või? No, mis teha, jah? Te tegite minuga nüüd niisugust nalja, mida ma ei osanud unes ka näha. Aga selles on süüdi puhtalt Maie, kes meile kirjutas siia Elmarisse ja tema soovis teid üllatada, teile pakkuda palju rõõmu ja et teie päev oleks rõõmsam ja toredam. Ja seda ta ka saavutas sellepärast, et mina olen täiesti sõnatu. Ma ei oska enam midagi öelda. No Tiiu, tegelikult ei ole meil ei bossut ega ronnit ega ei ole veel ka kilbut ega kilbit. Ei ole, jah. Me helistame raadiost Elmar, üllatuskõnede rubriik. Ma ei kujuta ette, Tiiu, kas te tõepoolest olete nii hea inimene, et te olete valmis võõra inimese kilpkonnal lund eest rookima ja jääd sulatama, et see loomake saaks värsket õhku? Aga kui vaja, siis jah. Kujutage ette, kuulake kõik Raadio Elmar kuulajad, kui head on inimesed. Te olete veel seal? Jaa. Teiega on kõik hästi? Jaa. Aga väga tore, kas te nüüd helistate Maiele või mis te teete? Ma ei oskagi, ma ütlen, et te tegite mind nii keeletuks, et ma ei oska enam midagi teha. Aga Maiele ma helistan kindlasti. Raadio Elmar.